Äkki tuleb veel või? Saa vist ootad enda oma või? Ma olen keskajakriisist ma olen täitsa õnnelikult selle olen üle elanud kõik, aga neid kriise elus muidugi tuleb ja läheb kogu aeg. Nüüd mul on võib-olla ütleme pärast keskkonna keskjakriis ja täitsa suur probleem on. Asi seisab selles, et minule ikkagi veel naised väga meeldivad, aga mina ei meeldi enam nendele. Ja nüüd ma nüüd pean peale hakkama, nii et see on kriisi olukord, aga ma tean, võib-olla lihtsalt ajaga saab sellest ka veel loodama. Võib-olla ikka meeldib, tähelepanu. Aga ma loen teile nüüd ette teksti selle raamatu tagumise kaane peal. Igal ajastul nüüd vaatad meie taasloodud riigi poliitilist arenemist, mis oli tol korral ja mis on nüüd, siis kuidas sa tänase olustikuga rahul oled? No, ma usun, et nii minul kui paljudel teistel eestlastel on põhjust muretsemiseks. Ja kõik see, mida ma proovisin tol korral teha ja mis kahjuks ei õnnestunud, muide, ma olin väga vaimustatud, kui 1992. aasta valimine oli, Isamaal oli suurepärane valimisprogramm. Nad ütlesid, et peab kindlasti, et Eestil ei ole üldse tulevikku, reimmigratsiooni ja Eestit rahvusriigist ja kõik sellised asjad. Ma olin kõige selle asjaga 100% nõus. Miks ma siis nende pidades ei kandideerinud, seepärast, et ma ei usalda neid enam, sest ma kongressi viimastel päevadel, kus ma liigisin, ma sain aru, nad ütlesid lahti esialgsest kavast või plaanist või otsusest, et taastada Eesti Vabariik õigusjärgsel alusel ja nii, et muidugi see ei läinud korda, mida Savisaar proovisid teha hoopis uus riik, mis on tulnud välja Nõukogude Liidust, see õnnes ka aga mis juhtus ikka, see, mäletate, oli suur loosung plats puhtaks ja hiljem ma sain aru, et see loosung oli võetud problematlikult täitsa 100% kunagi Lenini aegse propaganda asjast, kus Lenin luuaga pühkis või tegi platsi puhtaks mitte puhtatest. Nii et need uusisamaalased endiselt austatud komsomolid olid päris hästi õppinud partei ajalootundidest ja nad sealt tõid omale kaasa palju bagaasi. Ja see bagaas on kahjuks meiega jäänud senini, seepärast, et juba üks asi, mida mina proovisin teha, et me saaksime põhiseaduse taastada endine, mis ei olnud ka väga hea, aga seda oleks saanud parandada, aga mitte võtta vastu uus põhiseadus, mille rakendusseadus jättis kehtima nõukogude aegsed seadused. Miks seda tehti, kes seal olid, seal assamblees olid enamlased ja kelamlased ja laalased ja savisaalased ja seal oli päris palju selliseid inimesi, kes arvasid, et kui on õigus, kui jäävad nõukogude seadused kehtima, siis on neid raskem karistada. Ja see oli õige, aga karistamine muutus päris võimatuks, kui nemad naasid võimu koridortesse, siis muidugi saa neid üldse enam karistada nende kuritekkude ees, mis nad olid Eesti rahva vastu kunagi sooritanud nõukogude ajal. Nii et see on see probleem. Muide, ma homme annan ajaloomuuseumis loengu ja ajaloomuuseumis on praegu näitus, mille pealkiri on Paremasse minevikku ja see on teema on 1992. aasta valimine. Mind paluti sinna üheks kõnelejaks, see näitus kestab seal vist paar kuud, aga homme ma pean seal loengu ja siis ma proovin seal kõik ära öelda, mis nii oma vaatevinklist, millest mina sellest asja aru saan. Ja siis ma räägin mitte ainult valimisest, aga valimiste tagajärgedest ka. Tagajärjed on need, mis on muret tekitavad, sest Eesti ajaloo kõigi aegade kõige suurem viga oli Laari valitsuse otsus põlistada kõik Stalini ja järglaste poolt Eestisse asustatud venelased Eesti alalisteks elanikeks ja seega tulevasteks kodanikeks. Ja mis on nüüd juhtunud, Isamaa lubas, et tuleb
rahvusriik, lubasid rahvusriigi luua ja mis on nüüd jälle selle kujunenud, selle tagajärg, et nad ei täitnud mitte ühtegi valimislubadust, mitte midagi. Isamaa pühkis, ei pühkinud kassi puhtaks, pühkis rahvale prügisid. Ja millest sellest on saanud, siis on selle tagajärg on see, et ta nüüd ei ole üks rahvusriik, meil on kakskeelne, kaks rahvust.